Tere! Mina olen Ragne Värk ja kutsun teid kuulama saadet Mis täna söögiks, kus kõik keerleb toidu ümber. Nii, kas olete valmis? Alustame! Tänase saate külaliseks on inimene, kelle nimi on Eesti toidumaailmas kindlasti paljudele tuttav. Ta on väga pikaajalise kogemusega toidublogija, toiduajakirjanik ja ka kokaraamatute autor. Ühtlasi on ta Nammi Nammi retseptikogu eestvedaja ja looja. Ja ma ei valeta, kui ma ütlen, et Nammi Nammi retseptikogu oli üks Eesti esimesi ja mõjukamaid toiduportaale Eestis. Minu saatekülalise käekiri on alati olnud koduselt soe ja praktiline. Selle tõestuseks on ka retseptid erinevates ajakirjades, toidusaadetes ja kokaraamatutes. Tere tulemast, Pille Petersoo! Tere! Mul on tõeliselt hea meel, et sa saatekülaliseks tulid. Ja esiteks kohe küsiks, millega sa tegeled ja kuidas sul läheb, sellepärast nagu me enne eetrit ütlesime, me ei ole väga kaua aega näinud. Ei ole jah, ma tegelen endiselt Nammi Nammi retseptikoguga, et see võtab päris palju aega, aga ma olen päris töökoht siis nii-öelda on mul Tallinna Ülikoolis, kus ma olen sotsioloogia õppejõud. Ja see on päris suure sellise koormusega töö, õpetamist on palju, teadustööd tuleb teha, et see on, mis ma siis minu palgatöö nii-öelda. Aga kui palju sa veel toidumaailmaga seotud oled, sest sa kunagi tegid ikka väga tihedalt erinevaid retsepte ja sa tegid ajakirjadesse koostöid? See on kõik endiselt alles, et ma olen endiselt ka ajakirja Kodu ja Aed köögitoimetaja, kohe hakkame siin jõulunumbrit tegema ja siis on selline tavapärane Nammi Nammiga seotud töö, et ikkagist kogu aeg tuleb uusi retsepte, toimetan vanu retsepte, et mõtlen lugusid välja ja natuke sükest toiduga seotud akadeemilisemaid artikleid on ka tulemas. Ma just tahtsin öelda, et meie sinuga kohtusimegi Nammi Nammi retseptikogu kaudu. Nammi Nammis oli foorum ammu enne, kui need Facebooki erinevad toidugrupid alguse said ja see oli väga aktiivne koht, kus inimesed jagasid oma toiduelamusi, toidukogemusi, mis õnnestus, mis mitte. Et nüüd aastaid hiljem on tegelikult Nammi Nammi ikka väga populaarne retseptikogu, kuhu tullakse retsepte ja ideid otsima. Ütle, mis on need kõige populaarsemad retseptid, mida praegu otsitakse? No kõige populaarsemad on ikka igasugused koogiretseptid. Seda ma arvasin. Et ilmselt selliseid soolased toite tehakse rohkem ka kõhutunde pealt või ise katsetatakse, aga koogiküpsetamine on ikka pigem teadus, et kui sa näiteks mingid makroone teed, et päris ei ole nii, et täna võtan mandlid ära ja asendan midagi nii või naa. Et koogiretsepte vaadatakse rohkem. Hästi populaarsed on sellised klassikalise koogid, et Manhattani toorjuustukoog, mille kunagi Eesti turule nii-öelda tõin, siis on erinevad pannkoogiretseptid on väga populaarsed. Aga just pigem ma näen, et selliste, kui sa vaatad just, et milliseid retsepte rohkem vaadatakse, et siis on see ikkagist koogid. Ja hästi hooajaliselt, et on, ilmselt nüüd juba 2 pärast on piparkoogi taine retsept jälle tipus nii-öelda, et mis aastas sul see on seal blogis olemas? Retseptikogu on aastast 1998, et väga paljud retseptid ongi seal ikka juba 25 aasta tagused. Nii äge, aga kui me räägime argipäevatoitudest, mis võiks need argipäevatoidud olla, mida inimesed otsivad? No kui ma siin tegin vahepeal igakuiseid selliseid top 10 soolaste seas ja magusate seas, et see oli ka põnev, et kui magusate seas oli jälle seda hooajalisust rohkem, et ikkagist suvel olid suvised koogid ja talvel olid talvised koogid, et siis näiteks lihtsad akliakotletid või klassikaline akliakasted, need olid see läbivalt soolaste toitude tipus. Et otsitakse selliseid klassikalisi toite? Jah, klassikalisi koduseid toite. Et mingil hetkel sul see akliakasme tegemine on peas, aga kogu aeg tuleb uusi inimesi peale, kes tahavad näha, et mismoodi siis seda ikkagi tegema peab. Väga hea, et sa seda mainisid, sellepärast, et selle saate ma tahtsin pühendada koolilastele ja koolilaste toitumisele, sellepärast, et on septembrikuu ja lapsed käivad koolis. Aga meediast igalt poolt on lugeda seda, kus tihtipeale koolilastel ongi ainukeseks soojaks toiduks see koolitoit, mida nad koolis söövad. Ja ma tegelikult tegin Instagramis paar päeva tagasi küsitluse, kus ma siis küsisin, et mis on need nipid ja soovitused, et kuidas laps saaks ka kodus toituda. Tihtipeale on see, et vanema ajagraafik on väga tihe ja ka, muidugi rahakott mängib siin rolli. Aga läbivalt kõlas see, et
et ikkagi soojendatakse toitu, tehakse näiteks pühapäeval, esmaspäevaks ja teisipäevaks see toit ette ära või siis ühel argipäeva õhtul arvestatakse suurem kogus toitu, et siis järgmine päev laps saaks seda toitu soojendada. Ja siit ka minu küsimus, et mis võiks olla need soojenduskõlbulikud toidud? No tegelikult soojenduskõlbulikud toidud neid on hästi palju. Ilmselt on supid, sellised hästi levinud. Mina ei tee pühapäeviti ette nädala toite, ma ei tee ka peretoitudeks, aga meil tihti tõesti jääb nagu siis teen õhtuks süüa ja siis järgmisel päeval saab sealt süüa. Aga mis on näiteks suppide puhul selline kaval mõte, et väga tihti lapsed ei taha süüa sama asja 2 päeva järjest. Et mida mina olen teinud nii selleks, et lapsed saaks järgmisel päeval süüa või ise teha, et teed näiteks esimesel päeval selge leemega köögiviljasupi või näiteks mingi kala köögiviljasupi, järgmisel päeval, mis alles jääb, sellele lisad rõõskakoort või toorjuustu või midagi, et siis on sul ka koorene kalasupp näiteks. Või mõtled juurde, et mismoodi saaks seda järgmisel päeval teha, nii et oleks natukene erinev võrreldes eelmise päevaga, et siis ei teki seda asja, et näed, nüüd 3. päeva söön sama suppi, et ma mõtlen nagu sedasi samme ette. Aga mida ma ka tajun, et näiteks õhtuti, kui me sööme ja siis ma näen, et jääb järgmiseks päevaks, siis ma seletan juba lastele ära, et kui sa seda nüüd soojendaksid, et siis lisad näiteks vett või lisad rõõskakoort või mismoodi madalal tulel kuumutad, et selliseid praktilisi vihjeid nagu jagada. Aga supid on ühed tänuväärsemad, sest makaronitoidud väga tihti tegelikult on järgmisel päeval maitsvad ka salatina. Aga ma rääkisin just hommikul oma vanema tütrega, kes ütles, et temal ikkagi, isegi kui sa ütled ema, et see on nagu hea, külmalt sellise pastasalatina või makaronisalatina, tema tahab need läbi soojendada, et siis vastavalt sellele, mis lastele nagu meeldib. Aga kuidas sul kodus on? Sa vist ei oota kodus ukse peal värskelt valmistatud toiduga, et pigem sa kasutad ka seda nippi, et lapsed saavad soojendada toitu või teevad sul ka lapsed ise süüa või nad tulevad pärast kooli koju ja lihtsalt näksivad midagi. Kuidas sul kodus on? No kõik esineb. Mul on lapsed nüüd 12, 14 ja 16, et päris suured juba. Ma olen, kuigi ma alguses tahtsin ise köögis kõike teha, sest siis on lihtsam koristada ja on mul kontroll, et mis köögis toimub, et ma olen ka natukene mõelnud selle peale, et kuidas siis oma kõiki teadmisi edasi anda, et siis kui ma midagi teen, kus mulle tundub, et on selline kaval nips, siis ma hõikan lähedal olevad lapsed kööki, et nüüd tulge vaadake, mismoodi tehakse ja siis saab ka rääkida, et mismoodi seda siis saab järgi teha, et ongi, et näiteks poeg, kes on 14, et kuna meil on kodus ka kanad ja talle meeldib väga praemuna, siis neid asju ta teeb ise. Ma tulen koju näiteks, mõnikord ma olen arvestanud, et meil on umbes 6 muna, et ma saan siit selle koogi teha ja näen, et mul on 4 katkilööda muna kuskil laua peal, et laps on hoogsalt mune praadinud. Et, ja vanem laps 16, et siin tegi nädalavahetusel otsustas, tahtis focacciat teha lihtsalt, et ta on teinud ka Moskva saiu, mida iganes otsib retsepti, siis tavaliselt naminamist ja teeb. Ja pesamuna teeb ise kooke asju, et eks nad kõik oskavad ise teha ka. Aga selliseid asjad ongi, et põhiline on see, et külmkapis oleksid toorained olemas, et on midagi, mis on, mille peale midagi panna, mingid leivad, saiad, karaskid, midagi, mida leiva peal panna. Ja siis, et kui nad tahaksid endale omletti teha või mingid salatid, et nad saavad ka kokku segada need lihtsalt, et on midagi sellist, mida nad saavad ise, millega saavad ise hakkama. Aga kuidas sa hoiad tasakaalu tervisliku ja maitsva toidu vahel, et kui me räägime, et 5 peotäit köögi ja puuvilja võiks igas päevas tarbida, kuidas kas sa pead peitma köögivilju toitudesse või kuidas sul sellega on? Eile õhtu peitsin suvikõrvitsad ühte ahjurooga, eelkõige poja eest, kuigi tegelikult ma ei peitnud sinna, lihtsalt pidi seda minema riivitud kujul ja poeg ei tuvastanud, et seal oli seda sees. Aga üldiselt ei peida, et on, pakudki kogu aeg erinevaid. Et ma olen seda näidet vist mujal ka toonud, et aastaid tagasi nüüd mulle meeldivad väga türgioad või aedoad ja tütar, vanem laps siis kogu aeg nurises, kui need laual olid. Ja ma arvan, ma olin need tõesti pannud, prantslased ütlevad, et 20 korda läheb selleks, et laps harjuks uue maitsega. Võiski olla vabalt 20 kord, kus olid need oad mul laual, kas siis röstitult või keedetult ja siis vanem laps, hästi pika hambaga ütles, ma mõtlesin, et olgu ma proovin siis. Ja ütles, et ei olegi nii halvad. Et nüüd ta ei ütle, et kui ma ubedan, et oi, et maailma parimad asjad, aga saab aru, et see on lihtsalt nagu toit.
Kui ma nüüd sotsioloogina seda küsimust vastata üritan, et siis loomulikult peab olema toite väärtuslik ja tervislik, aga on olukordi, kus seda võib-olla fetišeeritakse üle, et Hollandis kasvavad väga rõõmsad ja terved lapsed, väidetavalt kõige rõõmsamad, õnnelikumad Euroopas, hommikuti söövad valget saia võiga ja selle šokolaadipuiste puruga. Ükski Hollandi ema ei muretse selle pärast, et issand, et nüüd ei ole täisväärtuslik kaaraelvestest puder. Ja põlvkondade kaup on Norra ja Taani lapsed näiteks söönud koolis lõuna ajal võileibupakisest. Mina olen aastaga Taanis elanud, sain ka võileiba, ka jäin ellu. Ja siis sa sööd seda sooja toitu kodus. Et sellepärast ilmselt nüüd muretseda, et kas ta sööb nüüd lõuna ajal 2 õuna ja 1 singi võileiba või ma ei tea, juustusaia, et ma nagu väga sellepärast ei muretse, et nad tegelikult, kui nad on lapsed saati harjunud erinevaid asju proovima, muuhulgas erinevad köögivilju ja puuvilju, ja nad teevadki nüüd ise ka need tervislikke valikuid, vähemalt aeg-ajalt. Et nüüd ilmselt ei paanitseda, et äkki võtavad külmkapist vale asja või ei võta piisab veel porgandit, et ma sellega ei viitsi oma pead vaevata. Aga kui on väga selline pirtsakas laps, oskad sa anda soovitusi, et kuidas panna teda proovima uusi asju? Et mis need nipid võiks olla? Mina alustasin sellega siis, kui lapsed alustasid nagu tahketoidu söömisega, et mul on kõik 3 last olnud nii-öelda näputoitumise lapsed, söövad praktiliselt kõike, meil pole kunagi kodus olnud, et on täiskasvanute toidud ja lastetoidud, et sellist vahet pole tehtud ja nad söövad tegelikult hästi palju erinevaid asju, et reisidel käimine on puhas luss, sest kunagi ei ole seda probleemi, et ei ole midagi süüa. Loomulikult on ikkagist asju, mis mõnele lapsele ei meeldi. Et ühele lapsele ei meeldi seened ja suvikõrvits, üks ei taha kirsse toidu sees, et ma ei tea, meil ei olegi väga tihti, muidu kirssi sööb ja poeg näiteks sööb, muidu tomatikastet sööb, ketšupit paneks, kui lubatakse panna kogu aeg, aga tomateid ei söö. Et on selliseid asju, mida kõik ei armasta, aga otseselt sedas, mida nagu kõigi jaoks nüüd peitma peaks, sellist asja ei ole. Et kui mul on laua peal, meil on nagu õhtusöök, mul on seal, ma ei tea, kergelt keedetud brokolit näiteks ja siis ube, et siis brokolit söövad kindlasti kõik, seda ei pea kuskile peitma, kui see pole üle keedetud ja lapsed on väiksest peast harjunud seda sööma. Et jah, et mõnes mõttes, kui on nüüd juba täisene lapsed võib-olla on, või suurlapsed on, nüüd tuleks siis juba peitma hakata. Kui varakult lastele pakkuda kogu aeg erinevaid asju, siis ei pruugi tekkida seda hetke, et ei söö seda ja ei söö toda. Võib ja tihti tekib, aga ei pea nagu, see ei ole nagu kindel, et tekib kindlasti midagi, mis neile ei meeldi. Et pakkuda võimalikult varakult, võimalikult erinevaid vilju, et ei ole ainult kartul ja makaron, et pakkuge erinevaid asju. Ja ärge mõelge, et et see ei ole võib-olla laste toit, et meie lapsed hakkasid väga varakult sööma erinevaid mereande ka. Ja siis ma mäletan, et kui mõnikord külalised siis ehmatsid, et lapsele sellist asja annata, et nad tahtsid ka kunagi tulevikus lastele sellist toitu tutvustama hakata, aga nad olid miskipärast arvanud, et lastele ei anta selliseid asju, näiteks sinimerekarvid, et lastele ei tohi sellist asja justkui anda, tohib ikka. Kui lapsele ei maitse, siis ta ei söö, aga kui maitseb, siis saab palju, et meil olid alla 2, kui nad said ja sõid ja neile väga meeldis. Et pigem tekib hiljem sul selline mõte, et imeliku kujuga või tekstuur on kummaline. Ja arvamused tekivad siis hiljem. Et kui varakult nagu jaole saada, et siis võib-olla ei teki sellist varianti. Ja, ma olen väga nõus. Aga kui sa rääkisid, ma hakkasin mõtlema, kas sa toitu külmutad ka? Väga vähe. Meil on selline viisaka suurusega sügavkülmik alles viimased paar aastat. Ma leidsin küll sügavkülmast üks päev paki, kus oli 3 pelmeeni. See mul natuke segaseks, et keegi oli teinud iseseisvalt siis neid aasiapäraseid pelmeenega 3 tükki oli alles jäänud. Ma üritasin mõelda, et mis toit see nüüd on, kus ma saan panna. Meil on 5-liikmeline pere, et kus ma nüüd panen 3 pelmeeni. Et seal on alati pelmeene varuks või neid aasiapäraseid pelmeene, seal on alati külmutatud herneid, jäätist tihti, et mingeid asju on, marju on, et sealt ka leiab midagi, kui tavaliselt külmkapist ei leia. Aga seda ma nüüd alati teeksin, näiteks kui ma teen lasanjet, et teen ühe lasanje söömiseks ja teise sinna kõrvale, et sügavkülma, et seda kommet meil ei ole. Aga see iseenesest, kui on korralik külmkapp ja on aega seda ette valmistada, et siis on see väga hea lahendus.
sest ma hakkasin mõtlema, praegu on hooaeg ja kui lastevanematel tõesti ei ole aega, siis saab ju supipõhjasid ette teha ja saab ju krippkottidesse panna portsjonid valmis ja siis eelmisel õhtul võtta potti see välja, kas teha ise supp valmis või siis laps saaks ise teha. Ma hakkasin lihtsalt mõtlema, et tegelikult see on variant, aga tõesti külmkapi suurus tuleb ette, sest minul on ka marju on kõik täis ja mul praegu hetkel nagu mitte midagi rohkem. Ei mahu jäätiski kuskile. Ei mahu jäätis, aga õnneks kui jäätist osta, siis peab selle kohe ära sööma. Aga alati jah, mõelda siis ka läbi, et need oleks asjad, mida lapsed oskaks teha ja neile meeldiks. Et mina teen näiteks supipõhja purki, meil on see kodune see värske kapsa borš, mis lastele väga meeldib, et mina teen pigem seda. See on siis üle talve? Üle talve, et see mul purgiga garaažis meil on riiulti peal, kui on sahver on ja et siis sealt saab võtta või kelder. Et see on selline asi, mis on, aga kui on ka kodumaiste tootjate purgisupid paar tükki varuks ja kui ikkagi laps helistab, et ema, et mitte midagi pole süüa, siis sa saad suunata, et kui sa nüüd lähed garaaži või keldrisse ja siis vaatad seal riiulis, et leiad sellise asja. Aga sa oskad praegu kohe öelda seda supi põhja retsepti ka? Või? Ei, nami-namis on ta kirjas, aga seal on iseenesest lähebki värske kapsas, punane peed, porgand, sibul, natuke vist peterseli ja tilli. Et selline põhi lihtsalt. Ja ta on väga maitsev ka lihtsalt veega lahendatuna, aga siis juba võib panna sinna juurde, kui on vaja mingeid lihatooted või midagi, et kuidas kellelegi maitseb. Väga hea, me saame vähemalt selle lingi alla panna, et sa jagad ja siis iga üks. Et see on meil kodus punase supi nime all, et see lastele väga meeldib. No suurepärane, väga hea, et me läksime retseptide juurde, sellepärast, et teises osas ma mõtlesingi, et kuna on koolilaste toitumine ja koolilaste teema, siis me võiks jagada selliseid retsepte, mida lapsed saaksid ise teha. Kui nad on kokkamishuvilised, et mida lihtsalt, kui koolipäev on läbi, mida nad saaksid teha. Et äkki sa alustad? No üks variant, mis me ennist mainisime, et lihtsalt kui sul on mingid head supid, mida saab soojendada, et see on üks variant, aga tegelikult lastele väga meeldivad erinevad võileivad ja mul on 2 sellist kuuma võileiva või sooja võileiva retsepti, et need ei ole küll nüüd kumbki mõeldud selles võileiva grillis tegemiseks. Et meie teeme need ahjus, aga kui sul on kuumahufritüür, et seal saab väga edukalt. Et üks on, meile meeldib ka peeti süüa, et see on minu sõbranna Kristeri retsept. Et seal on siis peenleib tavaliselt, millel määrid võid või toorjuustu ja peale läheb siis riivitud toore peedi ja hakitud küüslagu segu. Aga samas, kui on see on ju ka tegelikult Eesti salateina täitsa peedi toorsalat, võib seda, kui on seda salatit kapis, et siis võib öelda, et seda saab panna siis selle toorjuustuga või võiga määritud leivaviilu peale natuke veel juustu ja siis ahju. Hoopis teistsugune, sealt sa saad juba oma selle 1 puu- ja köögivilja päevas juurde. Linnuke olemas. Linnuke kirjas, et see on üks variant ja teine kuum võileib, mis meile ka väga meeldib, on tuunikala konserviga. Ja seda ma teen tavaliselt kas nende lapileibade või polaarleibade peale, aga sobiks ka tavaline palaleib või rössai. Ja sinna läheb ka, et määrid võid peale ja siis sa segadki tuunikala, hakitud sibulat, natuke majoneesi, natuke hakitud ürte, riivitud juustu ja siis mätsid selle sinna peale ja jälle siis kuumutad ahjus läbi, et ta on selline, ta ei ole klassikaline singivõileib ja see maitse on ka hästi mõnus ja saab jälle varieerida, et laps saab siis vaadata, et kas siis majoneesi või toorjuustu või hapukoorega, et saab ka õppida, et tegelikult on vaja midagi lihtsalt, mis seob asja, mitte ei ole nagu nii rangelt vaja alati retsepti võib-olla jälgida, et saab sellist toiduharidust ka natukene teha. Ma arvan, et see kõlab väga hästi. Sa mainisid ennem kuumahufritüüri. Kas sul on kodus see olemas? Meil on olnud. Kasutasime tegelikult aktiivselt, aga ta võttis meil köögis jube palju ruumi ja kuna meil on 5-liikmeline pere, et mulle sel puhul tundub, et mul on lihtsam kasutada ikkagi ahju, et mul mahub sinna rohkem asju sisse. Et praegult on ta mul õe juures, kus on kodus selline 20-ndates noormees, kes teeb üksinda sellega siis süüa tihti. Et, aga kindlasti ma kujutan ette, kui sul on väike leibkond, või siis keegi on ülikooli läinud, et siis ideaalne variant või üksik pensionär või 2 vanemat inimest. Et minu 5-liikmelise pere puhul ma näen, et mul on nagu rohkem kontrolli, kui mul on tavaline ahi ja pliit kasutada, et muidu läks liiga keeruliseks. Kuigi lapsed näiteks väga, seal meeldis neil pelmeene seal sees näiteks kuumutada, et see oli ka üks asi, mida nad said siis ise pärast kooli teha. Aga nüüd tuleb alternatiivseid variante kaaluda neil.
Kusjuures see kuumaõhu fritüür ongi vist noortele väga hea variant ja väga lihtne variant ja ma kujutan ette, ma TikToki kasutaja ei ole, aga ma kujutan ette, et TikTokis on väga palju erinevaid ideid, kuidas seda kuumaõhu fritüüri maksimaalselt ära kasutada, et see on ka üks soovitus, kus laps saab siis oma nii-öelda loomingu ja fantaasia mängu panna. Jah, kindlasti on. Kuule, väga hea, minul on ka üks retsept jagada, minul on lihtne karriroog. Tavaliselt ma soovitan ka erinevaid segadikke ehk panniroogasid, kus sa saad siis ära kasutada kõik, mis külmkapis olemas on ja tavaliselt ma suuremale lapsele soovitan ka, et tee keeda riisi ja sega mingid asjad kokku. Aga see lihtne karriroog on üks selline toit, mis on baasretsept. Tavaliselt kui ma olen, ma ei tea, oma kodus teen seda, siis ma lisan ikkagist rohkem vürtse, rohkem maitseid, aga see on selline hästi lihtne koolilapse karriroog, selline mahe ja kus sa saad siis mängida selle retseptiga, et lisada mingeid asju juurde. Et väga lihtne retsept, on vaja 1 sibul, 3 küüslauguküünt, 1 supilusikatäis hakitud ingverit, 500 grammi kanakintsuliha, ma eelistan alati kintsuliha kanafileele, sest ta on natuke ikkagist toekam ja rasasem ja tekstuurilt parem. Siis 2 supilusikatäit karripulbrit, 1 purk kreemiat kookospiima, 1 purk purustatud tomateid, siis soola, pipart, suhkrut maitsestamiseks ja no mina lisan tavaliselt ka mõned peotäied spinatilehti, aga kui lapsed seda lehte üldse ei armasta, siis sa võid selle välja jätta, et see on nagu tõesti hästi selline baasretsept, võid lisada köögivilju, paprikat, mingid vürtse, supipõhjad, mis olid sügavkülma pannud. Jah, täpselt. Köögiviljad. Just, ja valmistamine on siis lihtne, on vaja siis tükeldada sibul, küüslauguküüned ja panna need pannine, alguses sibul, siis lisada küüslauguküüned juurde, siis ingver, siis lisada kana nii-öelda hakitud tükid juurde, maitsestada soola, pipra, suhkruga, kuumutada seal paar minutit, siis lisada karripulber, siis valada juurde kookospiim, purustatud tomatid ja siis autada ütleme mingi 10-15 minutit, kui sa juba näed, et see kana on mõnusalt pehme ja valmis. Ja siis umbes mõned minutid enne lõppu siis lisada need spinatilehed ja need tõmbavad lörtsu seal ja siis maitsestada soola, pipra, suhkruga ja ongi valmis ja sa võid kõrvale serveerida riisi ja see on ideaalne toit, kus nii-öelda võib-olla laps tuleb sõpradega koju ja hakkab seda toitu siis koos teevad. Ma ei tea, minul on päris mitu tuttavat, kuidas sa oled kuulnud, kes hakivad pühapäeval sibula külmkappi ette, et kui nad siis argi õhtul tahavad kiiresti süüa valmistada, et nad ei pea sibula hakkimisega ja selle nii-öelda lõikelaua puhastamisega vaeva nägema, nad võtavad säilituskarbist sibulat. Ma ei tea, kuidas, ma olen kuulnud seda ja mul on nüüd, vau, aga sa võid siin kasutada, et kui sa tunned, et laps ei viitsi seda sibulat hakkida, siis sa võid selle nii-öelda kasutada, et selle sibula hetke ette hakkida. Mina ei haki tavalist sibulat ette ära, aga küll, kui mul on suurem kokkamine, et siis ma mõtlen läbi, mitu sibulat mul on vaja ja ma siis hakin kõikide toitude jaoks, et teeb nagu toimetamise kiiremaks. Küll aga hakin mina ära rohelise sibula, sest mul on küll ilus tarbeaed, kus ma kasvatan väga palju asju, aga mul roheline sibul kasvab kehvasti miskipärast. Ja kui ma seda poest ostan, ta tuleb tavaliselt selles kiles ja ta kipub selles kiles väga libedaks minema, et mis ma siis ka teen, ja unustad kapist võtta ka, et kuidas see kapis on, et ma selle rohelise sibula küll hakin kõik kohe ära, panen karpi ja siis see on külmkapis nähtaval kohal ja siis jooksvalt, kui ma midagi kokkan, kuhu vähegi roheline sibul sobis kas sisse või peale, et siis ma sealt võtan ja tõstan, et esiteks, ja siis kui serveerid toitu, tõstad lauale ka, et keegi saab peale raputada. Et see on nagu üks ka sellise toidu raiskamise vähendamise viis ja saab natukene, olgud sellest nüüd päris peotäis sibulast ei tule sul nüüd seda ühte köögivilja päevas on ju, aga natukene selle suunas ikkagist pluss erinevad vitamiini asju. Et seda ma küll hakin. Aga kas sa sinna säilituskarpi, kus sa seda sibulat hoiad, paned mingi majapidamispaberi ka? Ma panen lihtsalt karpi ja kaane peale, et mul on kaanega karbid. Ja sealt võtad. Siis, kuna ta sul juba valmis hakitud, siis sa kasutad seda ka kergemini, et teda lihtsam võtta. Muidu võib-olla mõtled, issa, ma nüüd panin juba lõikelaua ära, et ma ei viitsi uuesti võtta, et hakkima hakata. Et siis seda, et hetke ei ole. Et see on meie peres tõstnud rohelise sibula tarbimise kogust märgatavalt.
Aga see on väga hea nipp, sellepärast see on tõesti nii, kui on talvine aeg, siis sa ostad selle sibula valmis kappi, sa mingi hetk leiad selle sealt kuskilt taganurgast ja siis ta on juba selline, libe. Jah, täpselt. Aga retseptid on jagatud ja ma arvan, et on õige aeg asuda toidutesti juurde. Nii, ja me oleme jõudnud toidutesti juurde ja sel korral on meil testimisel kiirpudrud ja miks? Sellepärast, et ma mõtlesin, et midagi võiks olla seoses koolilastega. Ma ei tahtnud võtta päris valmistoitusid ja siis ma mõtlesin, et mida võiks testida. Ja ma küsisin oma vanemalt lapselt ideid ja ta ütles, aga miks mitte kiirpudrud võtta testimisse. Ja seda sellepärast, et kui laps tahab hommikul putru süüa, aga võib-olla jälle vanema ajagraafik ei võimalda seda või laps ei taha ise algusest peale päris putru teha, siis äkki on ka see nutikas variant, ma ei tea, ma ei ole neid väga söönud, ma mäletan 7 aastat tagasi ma tegin naistelehte selle testi ja ma isegi ei mäleta neid tulemusi, kas oled kursis? Mul on kodus olemas alati paar pakki, et me ei söö igal hommikul putru. Et meil on vahelduvad sedasi puder, võileivad, kohupimad või jogurtid. Aeg-ajalt ikka teeme, et eile mul näiteks oli riisielbe puder, mida saime maasikamoosiga, aga ongi selleks puhuks, et kui keegi näiteks sööb oma võileiva või jogurti ära, siis arvab, et tahaks natuke putru ka. Aga kõik teised ei taha putru, et siis nendel hommikutel me oleme teinud ja ma olen ostnud peamiselt siis ühte eestimaist ja mis täpsemalt sa võid selle öelda? Veskimati putru oleme tavaliselt ostnud. Meil on ka see testimiseks siin täiesti olemas. Aga kuna kõikides poodides kõiki valikuid ei ole, et siis on selle võrra täitsa põnev vaadata, et mida siis veel pakkumisel on. Aga nende valik on poodides üllatavalt lai. On mingid, mida on igas poes ja on mingid, mis on ainult ühes poes. Oma tooted on ju. Jaa, aga see lett on ikkagi lai, seal ei ole ainult 1-2 toodet. See oli ikkagi päris suur erinevate maitsetega, et ma võtsin sel korral testimisse kas mustikatega, kiirkaerahelbe pudrud siis, või on meil õuna ja kaneeliga, et need on 2 maitset, mis olid poodidest vahelduva eduga olemas. See on nii tore, kuidas see maitsed kujunevad, et näiteks on Eesti üks lemmikmaitsed on ahjuõuna. Et sellest on jogurteid, kohupima kreeme, erinevad asju on jäätised, et nüüd on siis meil siin ka kaneeliõuna puder, mis ka tegelikult on see kahjuõuna maitse peal. Ongi, ja ta kuidagi lõhn tuli ka, kuigi ma pean ütlema, ma tegin need täpselt juhiste järgi valmis ja ma kohati natuke kahetsesin, et ma selle testimise võtsin, sest osadelt ei tulnud see lõhn väga hea, äkki maitse. Äkki tuleb maitses. Ja, aga siin on kõik magusad variandid. Kas sa sööd ka soolast putru? Me oleme söönud seda sellist parmesaniga, juustuga putru ja praemunaga putru, aga üldiselt meie peres süüakse moosiga. Meil läheb ka väga palju moosi aastas selle peale, et küll pannkokkide peale, küll putru peale. Aga samas ma mäletan, minu vanaisa sõi võisilmaga, et ei pannud moosi. Et see on jälle ilmselt, kuidas perekonnas on kujunenud, et igat pidi sobib. Et minul oli suvisel ajal, kui sa oled ikkagist aiatöödele, sa ei jõua väga palju süüa teha, siis ma sõin lõunaks putru, aga soolasputru ma panin samamoodi parmesani, ma panin võid, oliiviõli, mingid sibulahelbeid, mõnikord panin isegi rebitud liha, et ta oli nagu täiesti toekas toit just. Aga meil on magusad ja alustame äkki sinu poolt otsast, et ütle, millega tegemist maitseme. Minul on siin esimene puder, on Linda kaerelve puder mustikatega, 40 grammi. Nii, ja ma vaatan testi spikrist järgi, see on Prismast pärit ja see maksab 50 eurosenti. Üldiselt need hinnad jäidki alla euro, siin on 2 putru olemas, mis on üle euro maksavad. Lausa. Et siis peaks mõtlema, et kas tahaks kulutada seda raha, aga see on 50 eurosenti. Siin on siis kaaraelbed 78,9% ja külmkuivatud terveid mustikaid on 1%. Päris põnev on see, et siin ütleb pakil taga, et köögis koos Lindaga, minu tuleb kohe ette selline vanatädilik, aga pildi peal on selline nooruslik tütarlaps pikkade mustikaga toonis juustega. Nagu maitsetu. Jah, ei ole väga tugevat maitset. Ma tahaks siia kindlasti sool, see on nagu täiesti maitsetu. Okei, ta on võib-olla natuke jahtunud, sest me siin jutustasime enne, aga isegi soojalt ta ei oleks. Ta on selline... Talle ei ole soola lisatud,
siin on öeldud, et looduslik lõhna maitseaine mustikas, jutumärkides. Jah, tal on natuke nagu siia peaks lisama liiga mahe. Või siis natuke niristada peale mett või kondenspiima või moosiga süüa, äkki see moos aitab siis natuke maitset anda, tegelikult sool on ka puutud. Jah, näpu otsaga soola oleks tahtnud panna. Nii, aga paneme äkki siia, praegu läheb see esimeseks, sellepärast see on... Meil rohkem praegu ei ole. Ja. Võtame siis otsast jälle järgmise ja see on Rimi karamelli maitseline kiirkaerahelbe puder õttega ja vaat selle hind on €5. Võib-olla kuna ta tuleb topsi sees juba, et on nagu saab matkal paremini teha. Ja salatuskatte all ma ütlen, et teine, mis maksab üle €1 on seesama jälle topsis. Aga ma mõtlen, et ma juba ostaks sellise suure pudrupaki selle raha eest. Võib-olla see natuke üle €1 jääb nõksa kalliks, aga ma ei tea, äkki siia on lisatud soola. Siin on 83% on kaarahelbeid ja kuivatud õunatükk on 4%. Siin on ka soola ja suhkrut, nii et siin peaks olema maitset teoreetselt rohkem. Kuule, siin juba hakkab looma. Võrreldes selle eelmisega. Siin on rohkem maitset. See Rimi oma, jah. Neid õunamaitset on ka, tead, ma paneks siia peale isegi natuke kaneeli lisaks täiendavalt juurde. See, kui ma läheks matkale ja mul oleks see topsik kaasas ja oleks näljas, ma võiks täiesti seda süüa. Jah, siin kaneel ei ole. Karamelli see, tegelikult see karamelli maitset ei tule nagu väga tugevasti välja, kui ma nüüd loen, et seal on karamelli, siis ma natuke justkui nagu leian midagi. Aga pigem mitte. Aga see oli üks puder, kui ma vee peale valasin, sellel oli meeldiv lõhn. Siin oli paar tükki, mis oli väga tehislik või isegi nagu piimapulbri lõhn lõi miski pärast üle. Aga sellel oli väga meeldiv, tal olidki kuivatatud õunatükid täiesti sees. Ja nende õunatükkidele mõnus tekstuur ka? Jah. Järgmine on siis aksa. Ja seda aksat müüakse küll igas poes, et kus ma käisin, oli see aksa olemas ja aksal on hästi palju erinevaid variante. Ja selle hind on siis 48 €. Ja need on kõik täishinnad. Osadel olid soodushinnad, aga ma ütlen kõik täishindadega. Siin on 75,7% kaarahelbeid ja mustikaid on 3%. Lisaks on ka soola vanilja maitseainet. See on juba sool mainitud. And. Ta on siuke mustika. Väga viisakas. Ma isegi tunnen vanilje maitset. Seda on ka mainitud. Ja kus juures, kas esimene oli ka meil mustikatega ju? Siis siin on neid mustikatükke nagu näha, et siin selline oli, see esimene Linda oli selline helevari, mis me proovisime, aga nüüd see kolmandana Lindas oli 1% mustikaid, siin on nüüd 3, et see selgitab 3 korda rohkem mustikaid. Aga see oli väga viisakas. See esimene oli natuke liiga tummine ka, kuigi ma tegin täpselt nii, nagu oli juhendis antud. Et ma arvan, mitmendaks me selle paneme. Kas me paneme ta nüüd? Paneme praegu ikkagi teiseks, sest siin oli need õunatükid olid hästi mõnusad siin sees. Nii, järgmine on Lidlist ostetud Crownfieldi puder, jälle õuna ja kaneeliga ja selle hind oli 56 €. Siin on täiskaarahelbeid on 62,5% ja 12% kuivatatud õunu. Okay. Päris palju. Kui palju selles Rimi omas oli? Sa lugesid... Rimi omas oli 4%. Et siin on jälle 3 korda, me teeme sellise 3-kordsed hüppeid. See on niisugune tummisem. Väga hea. Issand, see on nagu niisugune vanaema õunakoogi maitse. Vau! Õunamaitset on täitsa tugevasti. On tunda, jah. Kaneeli on täitsa tunda. Tead mis? Ma teeks nendes küpsiseid edasi. Ütleme, kui seda jääks järgi, siis ma segaks kokku ja pistaks ahju. Mulle väga meeldib see. Jah, ma olen nõus, et see on, kuigi eelmine oli väga hea, õunaputrude, siis selle tõstaks isegi ette poole. Ma tõstaks ka ette. No tõstame. Ja seda maitset ja kuidagi, ta ei olnud vesine. See õunamaitse oli palju tugevamini tunda. Jah, olen nõus. Nii, järgmine,
see on nüüd selline aktiivus, ma leidsin selle Selverist ja selle hind oli 1 euro, 1 euro ja 51 senti. Täitsa mis on palju päris rõbeda hinnaga, aga ta lubab siin 2-minutilist valmistusaega. Ja see on laktoosivaba, teistes on piibapulbrit olnud, et see võib siis olla võib-olla mõne inimese jaoks oluline. Nii. Kuidas need kogused on? Siin on ilusasti seda mustikat näha ka. See on ka selline lilla. On lillaga, vaata, kas sul ei tundu, et seda jube vähe on siin? Ta ütleb 50 grammi. Võib-olla see on kausi kuju selline. Selline. See õuna oma oli parem. Oli oluliselt parem ja minu arust oli ka aksa oma oluliselt parem. Või kuidas sulle tundub? Sa oled kaval, sa võtad kohe põldmarjaga. No see Linda on kõige nõrgem. Ma korra võtan siit võrdlus, ma mindeks seda. See on magusam natuke. Ütle sina oled saatekülaline. Ma arvan, et ta jääb siis praegu kas 3. või 4. koht. See on hästi keeruline, sest neil on mõlemad, tegelikult see mustika maitse on suhteliselt sarnane. Et see oleks puhtalt selline tekstuuri pealt. Aga võib-olla isegi see aksa oleks natuke parem. Mina ise pooldaksin aksat, sest ta on natuke lahja ja kuidagi... Paneme siis niimoodi. No paneme niimoodi. Ja siis tuleb ja muidugi ka arvestades seda, mis ta hinnaks on. Jah, et see hinnakvaliteedi suhe on aksa puhul palju soodsama hinna eest on enam-vähem sama maitseelamus. Ja nüüd viimane on veskimati. Samamoodi mustikatega ja veskimatit on ka igal pool ja veskimati pakub ka väga erinevate maitsetega. Ja see veskimati maksab 58 67% kaaraelbeid ja kuivatud mustikatükke on 4%. Vaata, siin seda mustika värvi ei ole. Ei ole üldse. Ja ta on... Aga maitselt ei ole halb. Maitselt on täitsa tore ja siin ei ole nagu mustikajahu, et siin on need mustikatükid. Ja. Et kui oled eelmised 2 mustikatega putru värvusid nagu mustikatooni, ta siis sinakas hall või kui üks on nagu lillam, teine on selline hallim. Kui aksat vaadata, ta on jah selline hallikas näeb välja, aga ma välimuselt arvasin, et ta ei maitse nii hästi, kui ta maitseb. Et see oli väga meeldiv üllatus. Ma arvan, et mustikaputrudest on see kõige parem. Ja, olen nõus. Nii et see läheb 3. kohale. Ja siis on testi tulemusel, see on naljakas, võitis Crownfield, mis on Lidlist ostetud ja see ei olnud meil üldse kokku lepitud, aga Lidl on ka selle podcasti sponsor. Siis teisele kohale jäi Rimi karamelli maitseline kaerapuder õuntega. 3. kohal on siis viimati proovitud veskimati mustikatega kiirpuder. 4. kohal on aksa puder. 5. kohal on siis aktiivus. Samati mustikapuder. Ja kõige viimasele kohale jäi Linda kaerahelbe puder, mille mina jätaks kohe kindlasti poodi. Teised olid täitsa viisakad. Jah. Täitsa üllatavad, tegelikult oli nagu võrdlevad seda siin maitsta, et päris suured erinevused on. On. Ja minule hetke meeldivad nagu need õunatükkidega natukene rohkem kui mustikatega. Nad on kuidagi ehedamad või kuidagi tummisemad. See õunamaitse, ma olen muidugi ka üles kasvanud vanama õunanassakatega või kuivatud õuntega, et see maitse on selline hästi kodune ja tuttavlik selline. Aga väga positiivne, et ma ütlen, kui ma neid hakkasin valmistama, siis ma mõtlesin, et issand, miks ma valisin selleks teemaks kiirpudrud, aga tegelikult oli päris tore üllatus. Ja... Et julgeb koolilastele sedasi kappi varuda igaks juhul. Neil on päris pikk säilivusaeg, et siis tagavaraks, kui on hommikus üldse ei taha teha suurt putru või tahab, laps võib tegelikult ka teha koolist tulles endale väikse pudru. Absoluutselt ja sa saadki ju lisandeid lisada, pähkleid, mandlilaaste, marju, et sa saad nagu mängida veel maitsetega ja lisada ja anda toiteväärtust juurde, et ma arvan, et väga tore. Aga tead, Pille, väga kahju öelda, aga podcasti aeg on läbi. Ma nii tänan, et sa tulid. Aitäh kutsumast. Oli äärmiselt tore.
ja aitäh, armas kuulaja, et sa olid taas meiega. Ma loodan, et sa said siit palju ideid ja inspiratsiooni. Ja ma loodan, et sa jagad seda toidusaadet ka oma sõpradega. Ma tänan Lidlit, kes on selle saate sponsor ja tänu kellele see saade toimuda saab. Järgmiste kohtumisteni!